Tere, armas teeline! Täna jätkame Filippi ja Kolossa kirja uurimist ja vaatleme seda, millised olid apostel Pauluse tänamise ja palvetamise põhjused. Loen alguses Filippi 1. peatükist. Ta alustab selliste sõnadega. Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meelde tuletan. Alati igas oma palves teie kõikide eest rõõmuga palvetades. Ma tänan teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast siiani ja olen kindel selles, et see, kes teis on alustanud hea töö, viib selle lõpule Kristuse Jeesuse päevani. Nõnda ongi mulle õige seda teist kõigist mõelda, sest ma kannan teid oma südames, kes te kõik siis, kui ma olen ahelais ja ka siis, kui kaitsen evangeeliumi ja seda kinnitan, ühes minuga olete armuosalised, sest Jumal on mu tunnistaja, kuidas ma teid kõiki igatsen Kristuse Jeesuse südamlikkusega. Sa panid tähele, mille pärast Paulus oli tänulik? Mida ta kinnitab filiplastele ja miks on see niivõrd oluline? Kuidas saab kristlik osadus jääda tugevas isegi siis, kui meid lahutab kaugus, katsumused või raskused? Kuidas sa mõistad tõotust, et Jumal viib lõpule hea töö teie sees? Mida see tähendab? Kas tõesti see töö lõpeb kunagi enne Kristuse teist tulemist? Ta ütles, ma tänan teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast siiani. Paulus annab kaks peamist kinnitust. Esiteks, Jumal viib lõpule selle, mille ta on alustanud. Ta ütles ju, ja olen kindel selles, et see, kes teis on alustanud hea töö, viib selle lõpule Kristuse Jeesuse päevani. Ja see on ju meeldetuletus sellest, et päästmine on nii sündmus kui ka protsess, mida Jumal meie südames alustab. Selle viib tema ustavalt lõpule. Nad jagavad koos Jumala armu. Nõnda ongi mulle õige seda teist kõigist mõelda, ütleb Paulus, sest ma kannan teid oma südames, kes te kõik siis, kui ma olen ahelais ja ka siis, kui kaitsen evangeeliumi ja seda kinnitan, ühes minuga olete armuosalised. Kuigi Paulus oli vangis, kinnitab ta, et nad on ühendatud samas missioonis ja kaetud sama armuga, niisiis katsumustes, kannatustes, ahelais ja ka tunnistamises, evangeeliumi kaitsmises ja kinnitamises. Miks see on filiplastele nii oluline? Seda sellepärast, et filiplased seisid silmitsi paganliku ühiskonna surve ja vastasveisuga oma usu pärast. Pauluse sõnad tuletasid neile meelde, et Jumalal on selle kõigega oma plaan ja eesmärk. Paulus kinnitas, et nad pole lihtsalt toetajad, nad on Jumala töö partnerid. Ja siin ongi kokkuvõte Pauluse tänu põhjusest filiplastele 1. peatükis. Mitte ainult tänulikkus selle eest, mida filiplased tegid. See on usaldus selle vastu, mida Jumal nende sees teeb. Tema sõnumi saab kokku võtta järgmiselt, teie ei ole unustatud, teie usk ei ole asjatu, sest Jumal, kes on teis oma töö alustanud, viib selle ustavalt lõpule. See osadus, millest Paulus räägib filiplastega, on südame osadus. Loeme mõningad tekstid, et seda mõista. Filippi 1. peatükk, sest Jumal on minu tunnistaja, ütleb Paulus. Kuidas ma teid kõiki igatsen Kristuse Jeesuse südamlikkusega. Kuid see on juba Vanatestamendi põhimõtte 2. Moose 28. peatükis me leiame sellise teate. Nõnda kandku Aaron, kui ta läheb pühamusse Iisraeli poegade nimesid kohtu rinnakilbis oma südame peal alatiseks mälestuseks Jehova ees. Ja Hebra 7. peatükk kinnitab, sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. See on selge viide Jeesuse teenistusele ja eelhoolitsusele. Pauluse armastus Filippi usklike vastu pärineb Kristuse südamest. Kuigi nad on eraldatud kauguse ja ahelatega, peegeldab tema tegu Jeesuse, meie ülempreestri, eest palvetavat armastust, kes kannab meie nimesid oma südamel Isa ees. Tõeline kristlik osadus algab südamest. Kui Kristuse armastus meid täidab,
ei saa kaugus, raskused ega lahknevused murda sidet, mis usklikke ühendab. Ja tahaks kohe siinjuures küsida, kas mina ja sina kanname palves teisi oma südamel nii, nagu Kristus ja Paulus seda tegid. Neil oli vastastikune sõprus Paulusel filiplastega, sest ta ütles, ma tänan teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast siiani. Ja Philippi 4. peatükis ta ütleb, siis te tegite hästi, et mind toetasite minu viletsuses. Ent teiegi, filiplased, teate, et armuõpetuse algusaegadest, kui ma läksin teele Makedooniast, ükski kogudus ei olnud osaduses minuga andmise ja võtmise arvepidamises, kui ainult teie. Et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, igatseb Paulus. Ja Galatia 6. peatükis ta ütleb, kandke üksteise koormat ja nõnda te täidate Kristuse käsku. Filiplased ei uskunud Pauluse sõnumit passiivselt, nad elasid selle järele. Nende palved, rahalised annetused ja kaastunne näitasid, et osadus tähendab partnerluste eesmärgis, mitte ainult sõnalist sõprust. Osadus õitseb, kui usklikud toetavad üksteist palve, julgustuse ja ühise missiooni kaudu. Kristlus ei ole vaatlejate usk, see on jagatud ohverduse ja teenimise teekond. Kas ma olen evangeeliumis aktiivne partner, see on tänase päeva küsimus, või lihtsalt passiivne vaatleja koguduses? Loeme Filippi 1. peatükist, ma olen kindel selles, et see, kes teis on alustanud hea töö, viib selle lõpule Kristuse Jeesuse päevani. Nõnda ongi mulle õige seda teist kõigist mõelda, ütleb Paul, sest ma kannan teid oma südames. Kes te kõik siis, kui ma olen ahelais ja ka siis, kui kaitsen evangeeliumi ja seda kinnitan ühes minuga, olete armuosalised. Või kui Paulus kirjutab teise Timoteuse kirjas, sel põhjusel ma ka kannatan seda, ehk ole mul häbi sellest, sest ma tean, kellesse ma usun ja olen julge selles, et tema on vägev säilitama minu kätte usutud vara tolle päevani. Ja Rooma 8. peatükis ta ütleb, aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb, neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. Pauluse ahelatest sai tema jutluse pult. Meeleheite asemel nägi Paulus hoopiski võimalusi. Evangeeliumi ei saanud aheldada. Tema usk põhines veendumusel, et Jumal viib iga uskliku sees alustatud töö lõpule. Kindel usaldus Jumala vastu muudab katsumused tunnistamiseks. Kui me usume, et Jumal ikka veel tegutseb, saavad isegi tagasilöökidest tema auks tunnistused. Ja küsimus oleks, kas ma usaldan Jumalat, et tema viib oma töö minus lõpule isegi siis, kui elu tundub olevat ebakindel ja piirav. Paulus ütleb filiplastele 4. peatükiks, ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumise, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Millised olid siis Pauluse palvesoovid? Mõni aasta tagasi rääkis üks pastor palvest, mis keerleb ümber minu ja minu vajaduste või soovide. Ta nimetas selliseid palveid leidlikult isekateks väikesteks palveteks, sest Jumala mõttes on midagi suuremat meie jaoks. Kuula nüüd Pauluse palvet Filippi 1. peatükist ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kõiges tajumises, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks.
täisõiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala austuseks ja kiituseks. Mis siin sinu tähelepanu köidab, kui sa seda kuulsid? Kreeka keeles on see palve vaid 43-sõnaline, aga hõlmab Pauluse kogu hoole, mida ta epistli ülejäänud osas laiendab. Armastuse, tunnetuse, arukuse, puhtuse, laitmatuse ehk teiste mitte pahandamise ning õiguse, mis meil Jeesuses Kristuses ongi. Selles palves ja ka Pauluse varasemates tänuavaldustes on rõhk kogudusel tervikuna. Pauluse palve on täielikult keskendunud teistele. Ta palvetab kogu koguduse ja selle hea käekäigu nimel. Vaadelgem lähemalt selle palve mõningaid üksikosi. Esiteks, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks, oli tema soov. Paulus ei palveta mitte ainult sellepärast, et armastus rohkeneks, vaid ka sellepärast, et armastus kasvaks kindlas suunas. Ta ütles, kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises. Tunnetust nimetades peab ta silmas intellektuaalsest teadmisest rohkemat. Ta viitab vaimulike asjade tunnetamisele, mis on võimalik üksnes Jumalaga sõber olles ja tema sõna tundma õppides. Teiseks ta ütleb kõiksuguses kogemises. Paulus selgitab seda kui suutlikkust olla olulisuse kindlaks määramiseks, eristades seda moraalselt kahjulikkust ning olemist puhtad ja laitmatud. Ta ütleb, et te oleksite puhtad. Kreeka keeles tähendab siin sõna päevavalguse järgi otsustades ning tähistab rikkumatult puhast tegutsemist. Seega, kõik, mida kristlane teeb, olgu selge nagu päev. Ta ütleb edasi, et te oleksite laitmatud, ei pahandaks teisi. See tähendab, et ei oldaks komistuskiviks, ei öeldaks ega tehtaks midagi, mis teeks uskumise inimese jaoks keerulisemaks. Ja viimaks ta ütleb, et oleks ka olemas Kristuse õigus. Paulus peatub sellel teemal pikemalt oma kirjas roomlastele ja kirjas galaatlastele ning laiendab seda filiplastele saadetud kirja 3. peatükis. Meil endal ei ole õigust, on vaid see, mille saame Kristuse kaudu. Mõistagi ahastasid filiplased, kui kuulsid Pauluse vangistamisest. Nüüd oli tema töö tõsiselt piiratud. Ta ei saanud enam reisida, ta ei saanud jutlustada, ta ei saanud minna sünagoogidesse ega õpetada inimesi nägema Jeesust Messiat. Ta ei saanud enam kogudusi rajada. Filiplased saatsid teele Epafrodituse, et saada selgust, millises seisukorras apostel on ning et teda julgustada ja tagada tema füüsiliste vajaduste rahuldamine. Aga mida arvas Paulus oma vangistusest? Ta ütleb, aga ma tahan teada anda teile, vennad, et see, mis minuga on toimunud, on andnud evangeeliumile rohkem hoogu. Nõnda, et kogu kohtukojas ja kõigile muile on saanud avalikuks, et ma olen ahelais Kristuse pärast ja et suurem osa vendi mu ahelate tõttu on saanud vahvaks issandas ja palju rohkem julgevad kartmatult rääkida Jumala sõna. Mõned küll kuulutavad Kristust kadeduse ja riiu pärast, kuid mõned ka hea meelega. Teised kuulutavad armastusest, teades, et ma viibin siin evangeeliumi kaitsmiseks. Teised aga kuulutavad Kristust kiusu pärast, mitte puhtast meelest. Nad ju mõtlevad suurendada minu vangipõlve viletsust. Aga mis sellest? Kui aga Kristust kuulutatakse igal kombel, olgu silmakirjaks, olgu tõemeelega, ja sellest ma rõõmutsen ja tahan ka edaspidi rõõmutseda. Küllap üllatas Filiplase sõnum, mille Paulus tagasi saatis. Paulus nägi oma olusid teistsuguste silmadega. Tema nägi oma vangistuses midagi head. See ei takistanud sugugi tema tööd, vaid on evangeeliumile tulnud pigem kasuks, kinnitab Paulus. Seal, kus kaasinimesed nägid ainult ahelaid ja trelle, nägi Paulus oma roomlastest valvureis võimalust võita inimesi Jumala riigile. Samuti nägi ta, et tema vangisolek julgustas teisi olema evangeeliumi levitamisel palju tegusamad ja otsustavamad ning rääkima julgelt Kristusest vaatamata tagajärgedele.
Võib-olla raske ette kujutada, aga oli neidki, kelle meelest oli Pauluse vangistus neile kasulik. Nähtavasti mõtlesid nad, et nüüd, kui tema jääb varju, saavad nemad ja nende evangeeliumi kuulutamine rohkem tähelepanu. Tugev ja kurb näide inimlikust isekusest koguduses. Jeremia ütles ju ammu enne Paulust, süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud. Kes suudab seda mõista? Õnneks leidus ka veel palju ustavaid töölisi, kes hakkasid veel innukamalt evangeeliumi levitama. Nad armastasid Paulust niivõrd, et kannatuste nägemine, mida Paulus usu pärast talus, pani neid Kristust rohkem usaldama ning julgustas neid olema issanda nimel tegusamad. See andis neile jõudu minna kaugemale, kuhu nad varem polnud julgenud minna. See pani nad rääkima olukordades, kus nad varem olid vaikinud. See viis selleni, et üha rohkem inimesi võttis Kristuse vastu ja levitas evangeeliumi päästmisest. Mida oled sina õppinud kogemustest, mis olid kahtlemata halvad, kuid tõid lõpuks sulle kasu? Kuidas me õpime usaldama Jumalat isegi neil juhtudel, mil kasu ei pruugi kohe silma torgata? Evangeeliumil on alati oma vili. Palve vahetamine Filippi usklikele suunatud palvelt Kolossa usklikele suunatud palve vastu on oluline märk sellest, kuidas Paulus asju nägi ja kuidas ta töötas. Paulus tundis filiplasi ja Filippi kogudust ja ta armastas neid. Nad tundsid ja armastasid Paulust. Aga Kolossa kogudusega olid teised lood. Paulus polnud neid kunagi kohanud. Kuidas ta ütleb Kolossa 2. peatükis, sellepärast ma tahan, et teil oleks teada, kui suur võitlus mul on teie ja laodikealaste pärast ja kõikide pärast, kes mu palvet lihas ei ole näinud. Paned tähele, Paulus armastas neid endiselt ja püüdis neile nõu anda. Kolossa usklikud olid vastu võtnud tõelise evangeeliumi Epafraselt. Selle ehtsust tõestasid nende eludes olevad viljad. Evangeelium oli vilja kandnud. Kui inimesed pole muutunud, siis kas tõelist evangeeliumi ei kuulutatud või ei suutnud inimesed seda mõista, vastu võtta ega omaks võtta. Paulusel oli palve ka Kolossa usklike eest. Ta soovis avastada evangeeliumi vilja, tõelist Jumalaga suhtlemise vilja. Ta ütleb 1. peatükis, me täname Jumalat ja oma issanda Jeesuse Kristuse isa, palvetades igal ajal teie eest. Ja siin mõningaid õppetunnid. Ehtsad ehk tõelised kristlased palvetavad esiteks teiste eest. Seega palveta nende eest, keda oled kohanud ja armastanud. Palveta nende eest, keda sa pole kunagi kohanud. Palveta nende eest, keda sa ei salli. Tee eest palvet nii kogudusse kuuluvate kui ka sinna veel mitte kuuluvate inimeste eest. Kolosse kirjas Paulus kirjutab, sest me oleme kuulnud teie usust Kristusest Jeesuses ja teie armastusest kõigi pühade vastu. Teine õppetund. Tõelised kristlased näitavad üles usku Kristusesse. Usk tunnistab sõltuvust ainult Jumalast. Jeesuse veri puhastab mind kõigist pattudest, ütleb kiri. Ise me ei saa end päästa. Tõelised kristlased sõltuvad ainult Jumalast, mitte iseendast, mitte teistest inimestest ega ka mitte kogudusest. Usk on lootmine Jeesusele. Usk avaldub tegudest. Jakobus 2. peatükk kinnitab nõnda ka usk, kui tal ei ole tegusid, on iseenesest surnud. Kolmas õppetund. Tõelised kristlased armastavad kaasinimesi. Paulus ühendab usu ja armastuse kui tõelise pöördumise tunnused. Efeesuse 1. peatükk ütleb sellepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust issandasse Jeesusesse ja armastusest, mis teil on kõigi pühade vastu.
Ta ütleb Thessalonika kirjas, aga teises kirjas: me oleme alati kohustatud Jumalat tänama teie eest, vennad, nõnda nagu on sünnis, sest teie usk sügavasti kasvab ja armastus jõudsasti edeneb igaühes teie kõikide seas üksteise vastu. Jeesus kinnitas Johannese 13. peatükis, öeldes: uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama nõnda, kui mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastaksite. Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis. Võib-olla vahemärkusena peaksin meelde tuletama, et vaimuvili ongi armastus. Paulus kirjutab kolosslastele 1. peatükis: mis teil on taevaste tallele pandud lootuse pärast, millest te varemalt olete kuulnud evangeeliumi tõesõna kaudu. 4. õppetund. Tõelistel kristlastel on lootus Kristuses. 1. Korintuse 15 ütleb: kui me ainult selles elus loodame Kristuse peale, siis oleme kõigist inimestest kõige haletsusväärsemad. Kui me ei usu üles tõusmisse, sellest on jutt. Meie usu ja armastuse alus on meie lootus taevas. 5. õppetund. Tõelised kristlased järgivad pühakirja ehk Jumala sõna. Nad kuulsid evangeeliumi tõesõna. 2. Timoteusele ta ütleb: püüa hoolega osutuda Jumalale kõlbavaks töötegijaks, kellel pole vaja häbeneda, kes jagab tõe sõna õigesti. Johannese 17 Jeesus palvetab: pühitse neid oma tões, sinu sõna on tõde. Niisiis tõde pühitseb meid. Tõde on ju Jeesus, vastavalt Johannese 14. peatükile. Edasi Paulus kirjutab kolosslastele: mis on tulnud teie juurde ja nõnda kogu maailmas on kandmas vilja ning kasvab, nõnda ka teie seas alates sellest päevast, mil te kuulsite ja tunnetasite Jumala armu tõe sees. 6. õppetund. Tõelised kristlased kannavad vilja. 2. Korintuse 5 ütleb: kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Igaüks, kes on uuesti sündinud, Jumala väe läbi muudetud, on teistsugune inimene. Ta ei ole enam see, kes ta oli enne. Galaatia 5. peatükis Paulus vastandab lihateod ja vaimu vilja. Need ei ole üks ja sama asi, need on kaks erinevat elustiili ja suunda. Kolossuse 1.7 ütleb: nõnda nagu te seda ka õppisite Epafrase, meie armsa kaassurlase käest, kes on ustav Kristuse abiline teie heaks. 7. õppetund. Ehtsad ehk tõelised kristlased tunnistavad. Epafras kuulutas Kolossuses. Ta jagas evangeeliumi. Mitte ainult Paulus ei pidanud tunnistama kõigile. Temagi tegi seda. Aga kõik on kutsutud olema Jumala tunnistajad. 1. Peetruse 2 ütleb: teie olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas. Milleks? Et te kuulutaksite tema au, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde, kes meile ka on teatanud teie armastusest vaimus, ütleb Paulus. 8. õppetund. Tõelised kristlased on ühtsed. Kui on kusagil lõhesid, esimene tunnus, seal ei ole Kristust. Efeesuse 4. peatükk ütleb: ja olles usinad üksmeelt pidama vaimus, rahusideme läbi. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal, kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees. Niisiis selline oli Pauluse palve Kolossa usklike pärast. Avastage ehtne Jumalaga suhtlemise vili. Kordan need 8 punkti üle. Tõelised kristlased palvetavad teiste eest. Tõelised kristlased näitavad üles usku Kristusesse. Tõelised kristlased armastavad teisi. Tõelistel kristlastel on lootus Kristuses. Tõelised kristlased järgivad sõna, elavad ja kõnelevad sõna kohaselt. Tõelised kristlased kannavad vilja.
tõelised kristlased tunnistavad. Tõelised kristlased on ühtsed. Milline on aga palve mõju meie igapäevasele elule? Kolossuse 1. peatükk annab meile võimaluse sellest lugeda. Seepärast, et ei ole ka meie sellest päevast peale, kui me seda kuulsime, ütleb Paulus, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et te käiksite issanda vääriliselt, talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda, kõiges püsivuseks ja pikaks meeleks rõõmuga tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis. Kas panid tähele, Paulus palvetab, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega. Paulus kirjeldab oma Jumala tundmist tarkuse vaimuliku mõistmisena. Tarkus tuleneb eelkõige sellest, kui sa usaldad Jumalat täielikult, oled valmis täitma tema tahet. Selles on tarkus, ega toetu oma mõistusele. Kuid sageli tõusetub küsimus, mis on Jumala tahtmine minu jaoks selles olukorras? On 4 põhiallikat, millest saame teada Jumala tahet, kui seda palvemeelselt otsime. Esiteks, tarkuse tähtsamaks allikaks on Piibel, sest 119. psalm ütleb, sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Niisiis, esimeseks allikaks on pühakiri. Teine, Jumal on andnud meile lõpuajaks erilist tarkust prohvetikuulutuse vaimu kirjade läbi. Seal on meile kirjutatud ja nõu antud, kuidas konkreetsetes olukordades toimida. Piibel kutsub meid üles uskuma issandasse, oma Jumalasse, öeldes, siis te jääte püsima. Uskuge tema prohveteid, siis õnnestub teil kõik. Nii ütleb pühakiri. 3. punkt. Jumala tahet ja juhtimist võib tunda ka asjaolude nägemises, kui palume temalt avada või sulgeda võimaluste uksi. Ja 4. püha vaim juhendab meid, kui oleme õppinud tema häält tundma. Su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule. See on tee, käige seda. Paulus palvetas, et koloslased käiksid issanda vääriliselt. Muidugi ei ole keegi loomupäraselt vääriline, aga Jumal arvestab meid oma armu läbi väärilisteks ja kutsub meid elama selle kõrge kutsumise kohaselt. Paulus kasutab ainuüksi selles kirjas veel 3 korral tegusõna käima või käisite. See tähendab elada ja tegutseda Jumala seadusega kooskõlas, mis on võimalik üksnes püha vaimu tegevuse tõttu. Paulus palvetas ka sellepärast, et kolosslaste ja meie elu oleks kõigiti meelt mööda issandale ning loetleb siis mõningaid viise, kuidas nii elada. Kandes vilja igasuguses heas töös, kasvades Jumala tundmises ning viimaks tänades. Kui keegi sinult küsib, aga kuidas sina tead, et Jumal sind mingisuguses suunas juhib, siis kuidas sa vastaksid? Paljud ei ole suutelised tulevikuks kindlaid plaane tegema. Nende elu on ebakindel. Nad ei suuda märgata asjade lõpptulemust ning see täidab neid sageli mure ja rahutusega. Pidagem meeles, et Jumala laste elu selles maailmas on palveränduri elu. Meil ei ole tarkust oma elu kavandada, meie asi ei ole tulevikku kujundada. Usus oli Abraham kuulekas, ütleb Piibel, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb. Ma usun, et sa oled seda teksti kuulnud Heebra raamatust, aga siin ta nüüd on. Maa peal elades ei teinud Kristus enda jaoks plaane. Ta võttis vastu Jumala plaane enda jaoks ning Isa avas talle need päev päeva järel. Seega peame sõltuma Jumalast, et meie elu võiks olla tema tahte lihtne täideviimine. Kui me pühendame oma teed temale, siis juhib tema meie samme. Liiga paljud teevad säravat tulevikku kavandades suure vea.
lase Jumalale enda eest kavandada. Usalda nagu väike laps tema juhtimist, kes hoiab oma vagade jalgu. Jumal ei juhi oma lapsi iial muud moodi, kui nad ise valiksid, kui nad näeksid lõppu algusest ja mõistaksid selle eesmärgi suurust, mida nad koostöös temaga täidavad. Niisiis Jumalal on sinuga plaan, anna ainult Jumalale võimalus seda teostada oma elus. Kaunist päeva ja peatse kohtumiseni!